tänases saates vaatame üle kohaliku surfiklubi, avastame rannas haruldase muusikainstrumendi, satume peale hotellipõlengule. Holboši saar on laiemale üldsusele peamiselt tuntud kahe asja poolest. Üks on see, et teatud ajaperioodil ehk siis maikuust kuni sügiseni on võimalik käia mõõduka tasu eest sukeldumas koos vaalhaidega, kes siia ujuvad. Ja teine väga tähtis asi on see, et Holboši terve rannajoon on pesitsuskohaks merikilpkonnadele. Ja praegusel hetkel ma seisangi siin kohas, kus siis maist kuni kuskil juuni-juulini käivad merikilpkonnad munemas liiva sisse oma mune ja siis on kogu rand teravdatud tähelepanu all, et inimesed ei tuleks neid siin segama oma tegevuses. Ja kahjuks praegusel hetkel, kui ma siin viibin, on veebruarikuu ja kilpkonni pole siia veel tulnud ja vaalhai on ka juba ära ujunud, aga sellegi poolest üks teatud vorm elukaid, mida siin rannas kogu aeg leida võib, on selline veider krabiliik, ehk siis tegelikult see krabi, mida ma praegu käes hoian, see ei olegi enam elus krabi, see on selle krabi nii-öelda seljast ära visatud kest, aga näeb ikkagi üsna jäle välja. Kui Põhjamaal me oleme harjunud nägema valget lund, siis siin Mehhikos on ka palju valget. Ma pean silmas valget liiva ja täpselt samamoodi ka siin Holboši saarel, kus on meeletult pikalt ja meeletult palju mõnusa pehme valge liivaga rannajoont. Ja Mehhikos samuti tõuseb ja mõõnab ikka päris korralikult, sellepärast et praegusel keskpäevasel hetkel on merevesi tõmmanud ikka päris mitmekümneid, kui mitte mitmesadu meetreid kaldast tagasi ja see loob ideaalsed võimalused turistidele ja muidu merehuvilistele jalutamaks siin mõnusal liivaribal, kus muul ajal ujuvad raikalad ja igasugused muud mereelukad. Kuna selline kivideta kilomeetreid pikk ja madal liivatüün loob unikaalsed tingimused erinevate veespordialade harrastamiseks, siis lähen ja uurin, kuidas on lood Holboši saarel sellise moodsa spordialaga nagu lohesurf. Äärmiselt soe merevesi, troopiliselt soe õhk ning ühtlased termotuuled peaks selleks ideaalselt sobima. Ah jaa, kui kedagi huvitab, siis õhutemperatuur on siin igapäevaselt 28 ja 30 kraadi juures ning kerge tuulebriis omab vaid jahutavat efekti. Lohesurfiklubi, kuhu tasub Holbošile tulles pöörduda, asub imeilusas hotellis Casa La Tortugas ja siin ootavad teid Gabby ja Peter. Enne kui ennast märjaks kastame, räägime meestega ka paar sõna juttu. Yeah, I'm Mexican and he's... I'm Canadian in the summers. I came first here 5 years ago and my idea was to stay 6 months and Peter used to be here pretty much every winter. And so I started the school with a friend of mine that he's the owner and manager of Hotel Tortugas. And we both had the addiction and the passion for kiteboarding, so that's the reason we kind of like got associated. And Peter was one of the first guys or tourists I met in the island, and he was actually one of my first students of the island, and one of the persons that actually kept going on. So right now he's like an instructor. Conditions of the island for teaching and for medium or advanced riders. Since it's an island, we can actually get 3 of the 4 directions of the wind. So depending when the wind turns, we're able to go to one beach or the other. It's a good shallow water. So when teaching a student, it means that the water is about waist deep. It's very easy to learn that way. Just more comfort for the student. Great place to learn.
Lisaks kõikidele lõõgastavatele ajaveetmisvõimalustele, mida Holboši saar pakub, soovitavad kohalikud saare elanikud kindlasti mitte maha magada päikeseloojangut, mis on võrratu vaatepilt iseenesest. Ilmselt pole neid elamusi võimalik pildis nii hästi edasi anda, selleks peab ikka ise sündmuskohal viibima. Küll aga toimub kogu protsess üsna kärmelt, seepärast tundubki, nagu kukuks särisev päikeseketas mingil hetkel lihtsalt horisondi taha jahutavasse merre. Seda unustamatut vaatepilti tulevad igal õhtul nautima paljud saarel viibijad ning minnes ka ise elamusest osa saama, avastasin rannas ka ühe omapärase pillimehe, kes lisas päikeseloojangule romantilisi pöördeid veelgi. Ja omapärase instrumendiga on aga siis tegemist. Questo strumento si chiama hang, nasce nel 2000 a Berna da due artigiani, appunto la parola hang significa mano in dialetto bernese. È uno strumento a percussione, armonico, melodico, dove appunto la cavità più piccola è la nota più acuta, dove la cavità più larga è la nota più grave. E poi c'è una nota centrale. Ha 8 note e ha una scala fissa. Si può suonare sia nella parte sopra che nella parte di sotto dove c'è un buco e riprende il principio del gatam, che è un'anfora indiana. Questo strumento si può suonare anche in verticale. È lo strumento più ricercato al mondo proprio perché costruiscono pochissime copie ed è tuttora la qualità migliore della fabbricazione. Nüüd aga läheme natuke tõsisemate teemade juurde, sest ka Paradiisi saarel ei suju kõik alati nii nagu soovitud. Nimelt tabas kohutav saatus ühte imeilusat hotelli otse mererannas. Me oleme sattunud otse üsna karmide sündmuste keskele, nimelt siin ilusal Holboši Paradiisi saarel on täna päeval toimunud päris kohutav õnnetus. Flamingo hotell on põlema läinud, ilmselt räägitakse, et tegemist on mingisuguse gaasiga seotud õnnetusega ja paraku on siin paar maja täiesti maha põlenud, nii et see on väga harukordne sündmus ja nagu siin näha on, paljud kohalikud elanikud, ilmselt ka paljud turistid on tulnud siia appi kustutustöödele, aga kesklinnas oli näha palju liikumist, kui inimesed tulid veenõudega kõik siia poole, et aidata seda põlengut siis ohjes hoida. Nagu ka pildilt näha, pole kusagil paista professionaalseid tuletõrjujaid, aga seda väga lihtsal põhjusel. Nimelt polegi Holboši saarel üldse oma tuletõrjekomandot. Samuti puudub tulekahju ohjamiseks vajalik aparatuur, mis pärast ongi näha palju kohalikke inimesi veenõudega ringi jooksmas. Kuid kas sellest piisaks, et ära hoida suuremat tulekahju? Kui mäletate mu jutuajamist kahe kohaliku surfiklubi liikmega, kellest üks oli vanem Kanada härrasmees Peter, siis tuli välja, et Peteri näol on tegemist endise tuletõrjekomando pealikuga. Soovitasin tal siin oma teadmisi ja kogemusi ära kasutada ning kohalik vabatahtlik tuletõrjekomando luua, et tulevikus selliseid intsidente paremini ära hoida. Eks saab näha, kas järgmisel korral Holboši külastades on seal juba oma tuletõrjekomando. Nii
palju kui täna oli eilsest sündmusest kuulda, siis arvatavasti inimohvreid õnneks ei ole, kuid kohalikud elanikud olid päris mures ümber paiknevate majade pärast ning tänasid õnne, et selle hotelli põlengu ajal ei puhunud siin rannas kõva tuul, sest muidu oleks võinud süttida järjest kõik need ümberkaudsed hotellid ja elumajad, mis siin on. Samal päeval, ilmselt vaid mõned tunnid enne saatuslikku õnnetust, valmistati siin hotelli basseini juures kaunite modellidega pari ujumisriiete promovideot. Ilmselt pole sel sündmusel küll õnnetusega mingit seost, kuid kahjuks jäi sedasorti videofilmimine antud hotellis siiski viimaseks. Järgmises saates läheme kalale. Külastame ajaloolist Valladoliidi. Ronime Kooba püramiidi otsa.